No tere! Kas sa oled muinasjutuks valmis? Siit tuleb Võlusopi 3. lugu. Lumi ja kurb pilv. Võlusopis oli üks eriti vaikne hommik. Tuul magas veel, puud ei jutustanud ja isegi mesilased sosistasid tasa. Justkui oleks keegi palunud neil vaiksemalt olla. Lumi kõndis paljajalu läbi märja rohu ja vaatas üles taeva poole. Ta märkas seal halli pilve, mis rippus otse suure tamme kohal. See pilv ei olnud tavaline. Ta ei hõljunud rahulikult nagu teised, vaid näis kurb. Ta tilkus aeglaselt ja ohkas vaevu kuuldavalt. Lumi istus tamme alla, vaatas pikalt pilve ja ütles tasakesi. Sa nutad, eks ole? Pilv ei vastanud. Ta lasi ühe eriti pika piisakese langeda otse lumi ette murule. Lumi ei püüdnud teda naerma ajada ega rõõmustada. Ta lihtsalt istus vaikuses, oli olemas koos pilvega. Sel hetkel saabus Runo. Tal oli seljas pruun kittel, peas suured kaitseprillid ja käes mutrivõti, sest kunagi pole teada, millal on vaja midagi remontida. Lumi, miks sa siin niimoodi tõsiselt istud? Lumi vaatas üles. Pilv on kurb. Runo noogutas ja astus lähemale. No selge, lubage professionaalil vaadata. Ma lähen ja teen pilve korda. Ta sirutas mutrivõtme taeva poole ja pilgutas silmi. Tundub, et vasak emotsioonifilter on logisema hakanud. Võib-olla ka tundeõhutoru on ummistunud. Lumi muigas, aga midagi ei öelnud. Runo ronis suure tamme otsa ja sirutas tööriista pilve poole. Pilv lasi selle peale ühe pika märja nutupiisa otse Runo särgi peale. Oi, hüüatas Runo ja vajus jälle alla. Ma tahtsin ju aidata, pomises ta. Aga tundub, et selle pilve tundeid ei saa mutrivõtmega parandada. Tegelikult võivad pilved kaaluda terve tonni. Kas teadsid? Huvitav, kas tunded ka midagi kaaluvad? Lumi aga ei jõudnud vastata. Kaugusest kostis hüplevaid samme ja kõrge hääl. Tere tulestikku, kas siin toimub midagi erakorralist? See oli Siira, roosa seljakott seljas ja säde silmis. Ta lippas ligi, vaatas pilve ja hüüdis. Oi ei, siin on korralik murepilv, ta näib nii kurb, meil on vaja muusikat. Siira tõmbas seljakotist väikese taskuraadio, vajutas nupule ja pisikesest kõlarist kõlas kiire tümps. Ta hakkas kõva häälega üle muusika laulma. Kui sa nutad, pilvekene, siis ma laulan rõõmsalt sulle. Pilv ei muutunud rõõmsamaks, vastupidi, ta hakkas tugevamalt sadama. Siira jäi vait. Kas ma ajasin ta veel kurvemaks? Küsis ta lõpuks. Lumi noogutas mõistvalt. Ta ei ole valmis lauluks, ta tahab lihtsalt tunda. Siira ohkas ja istus Lumi kõrvale. Ma mõtlesin, et rõõmustamine aitab alati. Mõnikord aitab, ütles Lumi. Aga mõnikord on vaja lihtsalt olla. Ja siis, nagu alati õigel hetkel, laskus Frederik, kuldsete mustritega liblikas, nende kohale. Tema tiivad virvendasid aeglaselt
peegeldades valguse killukesi nagu miniatuursed vikerkaared. Kas sa tead, et pilved on nagu tunded? Nad tulevad, nad lähevad. Ja vahel nad lihtsalt jäävad hetkeks paigale. Nad tahavad, et neid märgataks. Bruno vaatas üles. Aga kuidas me teame, millal midagi teha ja millal mitte? Frederik maandus rohuliblele ja naeratas. Nii palju, kui üks liblikas üldse naeratada saab. Kui sa kuulad vaikust, Bruno, siis vaikuses on peidus vastus. Bruno vaatas oma mutrivõtit, ohkas ja pani selle kõrvale. Mina ikka mõtlesin, et raamatutes on kõik vastused olemas. No selge, täna mutrivõti ei aita. Kuulame siis vaikust. Nad kõik istusid seal, Lumi, Siira, Bruno ja Frederik, ja vaatasid halli pilve. Nad ei rääkinud. Nad lihtsalt olid. Ja mis juhtus? Pilv ei muutunud kohe rõõmsaks. Ta ei hakanud naerma ega saatnud taevasse vikerkaart. Aga ta lasi sadada paaril piisakesel veel. Ja siis jäi paigale, vaikselt hõljuma, nagu oleks ta kergem. Pärast hetke vaikust ütles Siira. See oli ilus. Ma ei teadnudki, et kurbus võib ka rahulik olla. Frederik võdistas tiibu ja ütles. Kurbus on nagu aeglane vihm. Ta kastab tundeid ja aitab neil kasvada. Ja kui sa kunagi tunned, et oled üksinda, siis tea, et ka pilved kogunevad mõnikord koos taevasse, et olla lihtsalt olemas. Lumi vaatas taevasse ja naeratas. Kurbust ei pea kartma ega peitma, see lihtsalt on ja vahel sellest piisab. Ja samal hetkel, kui nad kõik korraga vaikuses istusid, triivis hall pilv aeglaselt edasi. Mitte sellepärast, et keegi teda parandas, vaid sellepärast, et keegi teda kuulas. Lapsed jäid teda oma pilguga saatma. Nad mõtisklesid selle üle, kuidas nad järgmisel korral teavad kohe, mida teha, kui keegi on kurb. Ja nii said Lumi, Bruno, Siira ja Frederik aru, et vahel ei ole vaja midagi öelda, parandada ega muuta. Tihti piisab sellest, kui oled lihtsalt olemas. Isegi kõige hallim pilv tunneb end veidi kergemana, kui keegi teda märkab ja lihtsalt kuulab. Kurbust ei pea kartma ega peitma. Mõnikord on suurim toetus lihtsalt vaikuses olemas olla.